ansambel Teravmoona muusikavideo lihtsustavate kommentaaridega. Esimeseks alaks, millel tõsielu seriaalis osalejad mõõtu võtavad, on kukeboks. Kukeboks on iseenesest väga lihtne ala, tuleb ühel jalal hüpates tõugata vastane kas ümber või nii palju segada teda, et ta kahele jalale maanduks. Oh, näete, Allan maandus napilt kirvest mööda ja ta on õnnelik selle üle. Peale võistlust loomulikult kokkuvõtte pihikaamera. Teine päev, teine ala ja juba mehed vehivad hoogsasti, et võit enda kätte rabada. Seekord on ülesandeks esimesena tuli üles teha, kes kasutab kive, kes puid, kes kirveid. Oi, Allanil hakkas paha, aga Mihkel ei lase ennast sellest heidutada ja oma kuuma keelega sütitab ta 2 puud. Kiire pihikaamera ning algab öö. Öösel mehed ei võistle, vaid naudivad elu, hoolitsevad hügieeni eest, hoolitsevad enda eest, nad tantsivad, laulavad, käivad saunas, vahetavad muljeid võistluspäevast ning teevad kõik selleks, et päeva jooksul kogunenud stress maha laadida. No vaadake, kui hoogu Allan on sattunud, see küll hästi lõppeda ei saa. Siin juhtub kindlasti midagi. Oi, kui vallatu. No vaadake seda lihtsalt ja nautige kaunist kitarrisoolot. Tundub, et napsi on liiga palju saanud. 3. ala. Siin tuleb vahetada teletupsul mähkmed ära. Pisut lehkavad mähkmed. Nende vahetamine on igale mehele tõeline väljakutse, kuid meie kangelastele pole see probleem ja igal mehel on oma lähenemine. Appi, Mihklil läks nüüd seekord küll halvasti. Nii nagu iga pereisa peab olema valmis oma pereliikme mähkmeid vahetama, peab ta olema tänasel päeval valmis ka sõdima. Seetõttu ongi 4. alaks valitud sõda. Meie kangelased asuvad üksteise vastu mängupüssidega heitlema. Allanil on ikka veel paha, kuid ta peab vastu. Mitmepäevane võistlusperiood hakkab vaikselt meestele ajudele mõjuma ning kus sel puhul juhtuda võib, hakkavad mehed asju liiga tõsiselt võtma. Nii juhtus ka Eerikuga, kes arvab juba, et ta on päriselt Vietnamis ning peab sõda pidama. Kahjuks tuleb siit meie saate esimene väljalangeja. Head aega, aitäh sulle osalema. 5. ala saunalahing sai üsna kiire lõpu, kui saunakütja suri kerisele. 6. ala polnud jõudnud aga alatagi, kui alkoholi tarvitanud Mihkel vastu seina kukkus. 6. ala pesu pesemine läks samuti õnnetult, sest narkomaanist jahumees tõmbas kogu pesupulbri endale ninna. Selleks hetkeks oleks võinud võttegrupp aru saada, et on aeg võistlus lõpetada, kuid kahjuks nii see ei läinud ning kõik osalejad leidsid oma õnnetu lõpu ja võitis loomulikult meedia.